See ei ole podcast. See on mõtisklus. Kas usk algab sealt, kus teadmine lõpeb? Me elame ajas, kus teadmine on muutunud turvatundeks. Kui ma tean, siis ma kontrollin. Kui ma kontrollin, siis ma ei pea kartma. Vähemalt nii me endale ütleme. Aga usk ei sünni teadmise sees. Ta ei kasva prognoosidest, ta ei vaja graafikuid. Usk hakkab liikuma seal, kus teadmine enam ei kanna. See on see ebamugav koht, sest seal ei saa enam toetuda faktidele. Seal ei saa enam öelda, ma saan aru. Seal saab öelda ainult, ma lähen. Hebra keeles on sõna emunah. Seda sõna tõlgitakse sageli kui usku, aga selle juur ei tähenda arvamust ega veendumust, vaid püsivust, seismist, jäämist, mitte arusaamist, vaid kohalolu. Ja me küsime tihti, kas Jumale võiks natuke rohkem seletada, natuke rohkem ette näidata, natuke rohkem kindlust anda. Aga võib-olla kaoks siis usk ise. Kui kõik oleks enne teada, oleks tegemist mitte usuga, vaid nõusolekuga. Abraham ei teadnud, kuhu ta läheb. Ta teadis ainult, kelle kutsele ta vastab. Ja see vahe on oluline. Kas usk algab sealt, kus teadmine lõpeb? Või lõpeb usk seal, kus me enam ei talu teadmatust? Meile meeldib mõelda, et probleem on hirmus. Aga äkki on probleem hoopis teadmise vajaduses. Soovis hoida elu ohutust kauguses, soovis olla valmis enne, kui tegelikult kutsutakse. Jumal ei kutsu inimest valmisolekusse, ta kutsub teele. Ja tee tähendab liikumist ilma kogu kaarti nägemata. Ja siin tekib vastuolu. Sest vastus nõuab selgust. Aga usk eeldab teadmatust. Ja inimene jääb nende vahele. Võib-olla ei olegi küsimus selles, kas usk algab teadmise lõpus, vaid selles, kas me oleme valmis lubama teadmisel lõppeda. Sest seal, kus enam ei saa öelda, ma tean, tekib võimalus öelda, ma usaldan. Ja see ei ole sama asi. Ma jätan sind selle mõttega. Kas sa otsid oma elus praegu rohkem selgust või otsid sa õigust mitte veel liikuda? Ja kui teadmine lõpeb, kas see tundub sulle tühjusena või algusena? See oli mõtisklus, mitte vastus. Aitäh kuulamast!